Lea Danilson-Järg, te olete rahvastiku teemaga tegelenud juba pikalt. No millises olukorras Eesti rahvastik nüüd siis praegu on? Kas me oleme kriisis või mitte? Kindlasti kriisis selles mõttes, et kui selline olukord jätkub, siis nagu ma ka siin välja tõin, siis lähima 25 aasta jooksul ootab meid vähenemine 200 000 inimese võrra suurusjärgus. Nii et see kindlasti on väga tõsine olukord. Ja kui me varem muretsesime oma väikese sündimuse pärast, siis see oli kõigest natukene väiksem, kui on rahvastiku taasteks ja riigi järelkasvu tagamiseks vajalik, siis viimased 4 aastat on sünditarv ikkagi sedavõrd vähenenud, et seda võib juba kindlasti kriisiks nimetada. Mida peaks tegema, et sellest rahvastikukriisist välja tulla? No täna siin konverentsil oli sellest täiesti palju juttu ja kindlasti üks oluline aspekt on see, et tuleb endale tunnistada, et see olukord on selline, nagu ta on. Et eks lahendused hakkavad ju sealt peale, kui me saame aru, et meil on olukord, mis üldse vajab lahendamist ja et mis on oluline ja meile eluliselt. Et kindlasti selles kokkuleppimine, et see on oluline teema, pakuti ju lausa välja selline sõna nagu säiletahe, et me peame selle säiletahte endas nagu leidma, et kui meil kaitsetahe on olemas, siis säiletahe peaks sellega nagu koos käima. Ja kindlasti räägiti sellest, et ühest küljest on nii need praktilise elu küsimused, mis vajavad lahendamist, et sündimus oleks suurem, et peredes oleks rohkem lapsi. Aga teisest küljest on mitmed ettekanded tõid ju välja ka selle kultuurimuutuse küsimuse. Et kuidas me väärtustame emadust, kuidas me üldse lapsevanemaks olemist väärtustame teiste erinevate siis elu väljakutsete kõrval. Et kas see on osa enese teostusest, kuidas me emadusest ja vanemlusest räägime, kuidas me seda hindame ja ühtlasi ju selle läbi ka, et kuidas me hindame oma perekonda, oma vanemaid, et need asjad on ju kõik omavahel seotud. Nii et siin on ise suhtumise ja kultuurimuutuse külg kui ka see, et tegelikult ka praktiliselt on tänapäeval ikkagi pereelu väga kulukas ja paljudele käib see soovitud laste saamine lihtsalt majanduslikult üle jõu, sest lapsed on pere jaoks üks suuremaid, kui mitte suurim kulu siis liik. Kui rääkida väärtustest, siis millised peaksid olema sellised väärtused, millele rahvuslik uuestisünd või vähemalt taastetasemeni jõudmine võiks baseeruda? No kindlasti me peaksime väärtustama emadust, üldse lapsevanemaks olemist, sealhulgas ka isadust, perekonda, ja ka sellist kestmist või elu edasiandmist iseenesest ja elu kui sellist, et elu on väärtuslik, et me oleme selle saanud kingitusena ja peaksime sellega siis edasi andma. Et niisugused hoiakulised küsimused ja et see on ka meie kõigi ühine panus ja ühine töö, et meie riik ja rahvas saab ikkagi kesta siis, kui me kõik oleme valmis selleks panustama. Siin viimane ettekanne rääkis just nimelt selles, et väärtusnihe on olnud viimasel aastakümnetel päris tõsine ja tegelikult me räägime sellest, et siin nii perekonna loomise kui ka vanemlikkuse väärtustamine on tõsises vähikäigus praegu. Et kuidas võiks siis riigi poolt näiteks seda väärtustamist teostada? See on keeruline, eks ole, kui palju riik saab väärtusi muuta, kindlasti läbi praktiliste sammude, et mida ta läbi praktiliste sammude väärtustab. Näiteks, kui me võtame koduselt emalt ära lavikindlustuse, siis see annab signaali, et emadus ei ole väärtustatud. Nii et need on sellised sammud, aga kahtlemata see väärtuste muutumine on väga palju seotud globaalsete trendidega ja sotsiaalmeediaga ja sellega, mis sealt meile vastu vaatab ja meediast laiemalt, et siin on nagu raske võib-olla riigil midagi teha, aga kahtlemata riik saab vaadata, et ta ise ei annaks selliseid sõnumeid, mis kuidagi alavääristavad siis kas emadust, lapsevanemlust, lapsi, perekonda ja et me seda nagu omalt poolt just vastupidi kinnitaksime, et need pere ja lapsed on õige ja hea valik nii inimesele endale kui riigile, rahvale tervikuna. No mis tunne teilt on läbi käinud, kui olete näiteks lugenud meediast pealkirju, kus teid emana nimetatakse sünnitusmasinaks? No see on äärmiselt ebameeldiv tõepoolest, et kuigi ma saan aru, need kriitikud tahavad siin justkui väljendavad protesti mingisuguse sunni vastu, mida ju tegelikult ei ole, me räägime ikkagi võimaluste loomisest ju neile, kes lapsi soovivad. Siis nad paraku vist ei saa ka aru sellest, et nad sellise sõnakasutusega alavääristavad kõiki neid naisi, kes on lapsevanemad ja kes tõesti tunnevad sellest suurt rõõmu, nii et niisuguseid sõnu ei tohiks kindlasti kasutada.
jõudu teile, aitäh! aitäh!